Minu arvates on startup ettevõte, mis kasvab steroidide peal ehk siis ebaloomulikult. Stanfordi ülikoolis on üks selline professor nagu Steve Blank, kes on sellel teemal kirjutatud mitu raamatut ja temalt on selline definitsioon, et startup on ajutine organisatsioon, mis otsib ärimudelit. Skaleerivat ärimudelit. Põhimõtteliselt püütakse leida ärimudelid, mida täna veel ei eksisteeri. Mis tähendab, et alguses ei pea neil käivet olemagi, vaid nad kulutavad peamiselt aega sellele, et suheldes klientidega ja toodet ehitada. Ja siis, kui ta on mingid alged leidnud või usub, et on mingi mudel olemas, et siis jätkuvalt veel kasvab hästi kiiresti. Kui sul on sokivabrik, siis sa ostad materjali ja teed sellest sokke. Ja nii palju, kui materjali ostad, nii palju saad sokke teha. Et startup otsib sellist ärimudelit, mis ei ole ressursist sellises sõltuvuses. Sa võid teha ühe äppi ja sellel võib olla 9 miljonit kasutajat ja sa teed ainult selle ühe äppi. Sa ei tee 9 miljonit äppi. Korratav ärimudel tähendab seda, et üsna lihtne on teha ühekordset äri. Mõelda mingisugune asi ja müüa see ükskord maha, aga teha mingi tarkvaratoode või füüsiline toode või luua teenus, mida ostetakse 10 korda, 100 korda ja 1000 korda eest. Et siis, kui sul on see korduma hakkab, siis sa võid öelda, et ahaa, siin on midagi peidus, et sellest võiks firma saada. Enamasti need startup ettevõtted on just tehnoloogia maailmas just sellepärast, et tehnoloogia aitab meil väikseid ideid väga kiiresti, väga suureks skaleerida. Startup on tavaline ettevõte, lihtsalt ta on hästi kiirelt kasvav ja tehtud tehnoloogiale põhinevalt ja globaalse turu jaoks. Startup ettevõte on see ettevõte, kelle juht ütleb, et minu ettevõte on startup. Ma arvan, et kõige laiemas mõistes startupi definitsioon on lihtsalt millegi uue ja huvitava tegemine. Alati ei pea isegi olema ettevõtteks vormitud, et ta võib olla projekt või idee. See on kogum inimesi, ehk siis tegelikult see, kas on mingi juriidiline firma või mitte, ei loe, et kas sul on see õige meeskond loeb. Nüüd, kui sa teed ettevõtet ja sa tahad kaasata välist kapitali, näiteks ingelinvestoreid või riskikapitali, siis nende definitsiooni järgi siiski startup on väga suure kasvupotentsiaaliga ettevõte, mis teeb siis vähemalt 10 korda paremat toodet, teenust või tehnoloogiat või ärimudelit või kõik need asjad kokku. Ettevõte, mis lahendab ühte probleemi 10 korda paremini, kui seda on varem tehtud ja omab võimalust üle terve maailma seda ühte probleemi ära lahendada. Et paljud tänased suured edukad ettevõtted nagu Google, Facebook, Amazon olid kunagi startupid. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin.